tere, mina olen Kellu ja täna proovime selliseid pannkooke nagu usina pannkoogid. Need on hakklihaga ja tunduvad juba pakendi järgi sellised kodused ja hästi lihtsad. Nii et kui sa tahad teada, kuidas need maitsesid, siis kohe järgneb väikene kokkuvõte sellest ning siis juba niisugune pikem arutelu, kuidas ma sellele järeldusele jõudsin. Võib-olla sellise pakendi järgi tunneb neid kõige rohkem poes ära. Nad on hästi lihtsas sellises mitte midagi ütlevas pakendis, et nendest võib täiesti nagu vabalt mööda lammutada, otsida midagi põnevamat, mis pilku püüab. Aga nende kasuks võiks neid kiita selle eest, et see karp on täis. Siin on otsast lõpuni hakkliha terve selle pannkoogi ulatuses. Ta on hästi lihtsa maitsega. Siukene, nagu vanaema oleks kodus teinud. Lihtne hakkliha, lihtne pannkook, mingit maitseülatusi ei ole. Sobib nii külmast peast kui ka soojast peast. Soojast peast on parem. Ja teda on võimalik nagu maitsestada oma äranägemise järgi nagu hapukoorega, juustuga, panna siin kõrvale. Ta on nagu vormitav. Selles mõttes on ta hea ja ta on sobiva hinnaga. 400 grammi kohta lihtsasti nagu tee peal söödav ja oma koostise poolest ka siin ma ei näinud pakendi peal, et oleks üles mingisuguseid e-aineid ja igasugust muid nagu maitseid mugavdajaid, mis kutsuks sööma tegelikult siis, kui on nagu nõme on ju. Seda ei ole. Ja ma vaatasin ka, et näiteks mammal nii mõnegi nagu pannkoogi sees ikkagi niisugused maitse- ja lõhnaained on, et see on puhas kraam. Proovime. Nii. Tähendab on siuksed nagu ma ei tea, natuke menda kapsarulli lõhna. Et neil ei ole sellist väga nagu ahvatlevat lõhna, et pigem nad tunduvad sellised hästi lihtsad olema. Aga tõmbab selle siit eest ära. No mis me proovime seda pannkooki. Ta on hästi tugev pannkook. Ei vaju kuskile lössu ära. Ma loodan, et siin on seda hakkliha nagu algusest lõpuni palju sees. Panen ta siia taldriku peale. Siia. Nii. Aga kuidas ma teda nüüd saan siis siin lõigata. Proovime siis niimoodi. Vaatame, mis siin on. Okei. Nii. Nii, oot. Tunduvad natuke nagu sellised rasvased, jah? Või ma ei tea. Igastes see pannkook tundub olema täitsa pannkoogi moodi ja siis siin on seda hakkliha ja siin vist on riisi või midagi, ma ei tea. Aga katsetame. Vaatame, kuidas ta tegelikult siis välja tuli. Aga muidu nagu näeb isegi kena välja. No. On hästi lihtne. Lihtsalt pannkook, lihtsalt hakkliha ja omavahel niimoodi kokku pandud. Ma ei saagi öelda, mulle ta nagu lihtsalt paljud süüma on mul veidi liiga. Osalt ta on sellise vanakooli lihapiruka maitsega, kus on hakkliha sees. Lihtsalt pirukas ja hakkliha, midagi muud ei ole. Aga ma arvaks, et tegelikult väga paljud inimesed hindavad seda lihtsalt maitset. Ja
seda annab ise nagu huvitavaks teha erinevate kastmetega, köögiviljadega, juurviljadega, et sa ei pea kartma, et sa söö midagi, mis siin koostises on, sest siin lihtsalt on kõik nii lihtne. Aga paneme sooja ka, vaatame, mis siis saab. Nii, ma käisin nüüd seda vahepeal mikrokas soojendamas natuke umbes nii 20-30 sekundit ja siis küsisin kodus oma meespere käest ka, et mida arvata sellisest hästi lihtsast pannkoogist, kus ei ole selliseid maitseröödatusi või tänapäeva poppe, mingisuguseid elamusi siit ei saa. Ja siis tema ütles, et see on väga hea süüa. Esiteks, kuna ta on nii lihtne, tõmbad paki lahti ja muudkui pistad suhu. Ja teiseks sobib ka paljudele. Nii et maitsen uuesti, kui on see soe. Hoopis teine tunne. Pannkook elavnes. Mulle endiselt ei meeldi, et ta natuke sellist lihtsalt rasva maitset eritab mulle siin hästi vähe, aga see pannkook on siuke mõnusalt nagu õhuliseks läinud, kui ta on soe. Ja hakkliha on siin ka igal pool algusest lõpuni sees. Et minu hinnang pärast seda, kui ta on soe, on palju positiivsem. Ma täiesti kujutan ette, kui siia panna näiteks juustu või hapukoort või preikajoogurtit, panna mingid maitseained sisse, tomatit, kurki või palju midagi sellist kõrvale, süüa seda näiteks köögiviljadega. See on hästi sobilik. Nii et kuulates siis oma meespere tarka sõna, et lihtne maitse sobib kõigile, siis saab usinalt kiita, et nad ei ole siin millegagi üle pingutanud. Aga proovime nüüd vaatame, millest nad siis koosnevad. Nii. Ehk siis pannkook, nisu, jahu, muna, suhkur, nagu taines ikka. Ja siis on siia pandud sealiha, natuke kana-hakklihaga. See, kuidas ta on sinna paigutatud ja pandud, väga hästi sobib. Nii et sibulvürtsid, nii sügene vanaema stiilis pannkook tuleb siit välja. Ja siin on niimoodi, et 100 grammi annab 210 kalorit. Ja ma seda nagu oma järgi olevat pannkoogikest, seda ühte pikka rulli, mis ma sooja panin. Seda siis kaalusin ja see oli tol hetkel juba üle 100 kilokaloori, ei, üle 100 grammi. Ja siis ma mõtlesin, 210 kilokalorit ilma, et ma midagi nagu sisse tuleks, läheb siit ühest sellest ära. Et päris nagu selles mõttes rammus. Aga mulle meeldib, et siin on küllastunud rasvhappeid on vähe. Süsivesikuid täitsa nagu okeilt. Suhkruid sellest süsivesikut hulgast on samamoodi nagu okeilt ja valkega on täitsa okeilt. Lihtne kraam. Aga ma ei tea, ma ei kujutaks ette, kui ma peaks sööma kõik need 3 tükki ära, siis ma saaks 800 kalorit vist siit. Et see oleks nagu hullumaja, et ma saaks nagu mitmeks portsuks jagada. Nii et päris vist üheks korraks, kui see just nagu megalt trenni tee või mingit suurt füüsilist koormust ei rakenda endale, vist see nagu nii hästi ei sobi. Aga paneme siis selle hinnangu kokku, et mis siis lõpuks arvata nendest pannkookidest. Ja mul on selleks 5 erinevat punkti. Esimene on siis tervislikkus selle toote kategooria seisukohalt ja ma vaatasin natukene pannkookide seas ringi. Näiteks Selveri kodukale, siin on hästi palju mamma pannkooke. Ja mammal on neid erinevate maitsetega siukseid, aga sinna tuleb juba e-aineid sisse. Nii et see on hästi lihtne pannkook. Ja ta on tegelikult ka kilohinna poolest odavam kui need teised pannkoogid on, nii et plusspunktid tulevad siit. Ehk siis selle toote tervislikkus, et siin ei ole mingid e-aineid või mingid asju, vähemalt oli kirjas, siis ma paneks tegelikult paneks 6, sellepärast et
just, et ta niuke nagu tundub puhas olema. Aga ma ei pane kõrgemat, sellepärast et megalt tuleb siit ikka nagu kaloreid ja asju, kui selle nagu ära sööb. Kuigi üldjoontes ta nagu paistabki ära. Nii et ja üldises tervislikus mõttes ma paneks isegi võib-olla ka 6. Sellepärast, et mammal on nii mõneski asjas E-aineid sees ja muid, aga selles siin ei ole. Hinna poolest võiks panna täitsa 7, sellepärast, et konkurendid on tal kallimad, aga temal on päris hästi nagu terve pannkook on seda nagu liha täis ja see sobib nagu kokku vahel. Nii, siis maitse. Noh, nüüd ma olen segaduses, ma ei tea, mida panna, et kas panna, et ta ei ole mingisugune eksootiline äge maitse või panna just, et ta on puhas maitse. Ma arvan, et peaks panema, et ta on puhas maitse vist, jah. No paneme 6, sest ta nagu ei vaimustanud mind. Aga kui kuulates oma meesperet, siis just see, et ta ei vaimusta, et seda on võimalik oma soovi järgi maitsestada. Ja siis kogu selle asja väärtus. No mulle meeldis, et see pakk on täis. Ta täitsa lubab seda pannkooki, mis siin on, et siin ei ole nagu niimoodi, et pannkook, hakkliha. Et terve see pannkook on hakkliha täis. Ta on karp on pannkooki täis, ta on odavam kui näiteks konkurendid, ta on lihtne. Siin ütleb kõik ära, mis see on. Sa ei hakkab otsima mingisuguseid sisaldusi ja asju, need on normaalses kirjas. Paneme 7. Ma arvan, et see on hea. Nii, ja nüüd arvutame kokku, mis me saime. 6,4. Päris mõistlik tulemus. No pannkoogi koha pealt võib täitsa öelda, et ta on mõistlik toit, siis kui sul ei ole näiteks kodus võimalik endale süüa ise teha, sa oled kuskil tee peal, seda saab süüa nii külmast peast kui ka soojendatuna. Soojendatuna maitseb natuke paremini, mõnusam, soovitan. Muidugi ta ei ole selline, mis asendaks sulle nagu ülitervislikku toitu, näiteks tatart ja köögivilju ja liha ja nii edasi. Aga ta on kindlasti parem, kui vitsutada võileibu sisse praegutsa või siis mingit kooki ja kohvi ja midagi sellist. Nii et hea toit siis, kui sa ei saa ise teha süüa, sul on hästi kiire, mingil põhjusel sa ei pääse kuskile kööki, aga süüa on ikkagi vaja. Aga uued põnevad maitsed varsti peagi teie ees, nii et näeme pea. Tšau!